Ma ütlen veel kord, et rääkisin Kaarega siin ja Preediga, et põhimõtteliselt ma ei ole linna arengu vastu, aga ma olen sellise laenukoormuse vastu, et kui me 2013 pidasime Aare, Marguse ja Preediga läbirääkimisi ja uue koalitsiooni moodustamisel, siis teie sõnad olid, et tuleb teha väga kardinaalseid ja ebapopulaarseid otsuseid linna juhtimises. Praegu te halduskulud on samasugused, te võtate ainult laenu, et midagi ära teha. Need ei ole laenu võtmine ei ole ebapopulaarne otsus. Eraettevõtja võib laenu, jääb pankrotti, jääb üks hoone seisma, pole hullu midagi. Aga linna suhtes 2018-2019 nii suurte tulude juures laenukoormus 60, see ei ole mõistlik. Kui toimub täpselt selles nagu linnavalitsus ennist ütles, et vaba laenuressursi kasutamine, seda enam, kui see on kooskõlastatud Rahandusministeeriumiga, on praegusel juhul Elva linna arengu jaoks minu arvates samamoodi vajalik nagu linnavalitsus arvab. Kui konkreetsed ettepanekud, mida seal muuta võiks ja mida ära tõmmata, mille arvelt vähem laenu võtta, siis need on oodatud ja täiesti arutatavad läbi näitab. Aare Anderson, palun. Toomas on selles suhtes õigus, et me oleme sellest varem rääkinud ja ega siin kui tahab selliseid suuri investeeringuid tõepoolest nende loetud aastate jooksul ellu viia, siis tuleb ka selliseid otsuseid teha, mis on ühele või teisele sihtgrupile ebapopulaarsed, et nüüd meil täna ei õnnestunud seda eelarvestrateegiat vastu võtta, siis tuleb järelikult veel sellega natuke tööd teha ja tuleme sellega uuesti, kui me tahame seaduse järgse tähtaja sisse nagu mahtuda, et eks siis on meil aega arutada ja aega kaaluda ja aega teha ettepanekuid, et selles suhtes kellegi ei meeldi, et laenukoormus on piiri peal, eks ole, see on ilmselge. Aga ega meil võimalusi on sisuliselt ainult 3. Kas rahastada laenu arvelt, nii nagu on siin praegu tehtud ettepanek ja eelnõu koostatud. Teine võimalus on pigistada rohkem raha välja linna tegevuskulud ehk iga-aastaste tulude arvelt, mis tähendab tegelikult tegevuskulude kokkutõmbamist, kokkusurumist või tulevaste võimalike kasvude vältimist, eks ole, lähiaastatel. Ja 3. võimalus on lihtsalt mingisugune osa investeeringutest jätta tegemata või lükata kusagile kaugemale tulevikku. Et rohkem mina võimalusi näen. Nende vahel on meil valida ja siis tuleb järelikult arutada ja mõelda. Et see ei ole kindlasti see koht, et kus me lihtsalt viskame õhku mingi argumendi, et meil üks või teine asi meeldi, vaid see, et kuidas me need asju lahendame, on vaja lihtsalt ettepanekuid. Või siis muudame sisu, võtame sealt mingeid objekte välja, lükkame neid veel edasi, need variandid on kõik olemas. Aitäh! Ma korraks tegin ise siin, et selles suhtes jah, et selle üle nagu nii palju arutatud, et tulles tagasi korraks eelmise nädala majanduseelarve komisjoni koosoleku juurde, siis seal ruumis viibisid ka Leelo Suit ja Heiki Hansen, et veel oli seal selle eelarvestrateegia poolt ettepanekud. Seal oli küsimus, kas me saadame selle volikokku? Ei, selle poolt, et saadame volikokku. Aga ettepanekuid ja Heiki Hansenile küsisin ka, et konkreetselt, et kas on mingi, Heiki Hansen ütles ka eelarvestrateegia või tähendab komisjonis, et nii-öelda see on nagu viimase piiri peal ja ma küsisin, et kas on mingisugused ettepanekuid, mismoodi see võiks nagu muutuda, siis ettepanekuid nagu ei olnud. Et selles suhtes Aare Andersoni jutud nagu temast õige, et nii palju nagu need asjad üle arutatud ja nämmutatud ja inimesed nagu ootavad mingisuguseid investeeringuid ja need asjad nagu läbi arutatud ja nüüd me tuleme nagu volikokku, teeme poliitikat, et ärme anna seda poolt ääre. Mis me teeme, kutsume 12. oktoobril erakorralise volikogu kokku, eks noh, ja siis näiteks 12. oktoobril, ja siis hääletame nagu uuesti. Mis need nagu põhjused on, et selles suhtes, et Toomast jah, seal eelarvekomisjonis ei olnud, aga lihtsalt natuke häirinud on see, et komisjonides arutelud nagu justkui nagu ei ole nagu mingid ettepanekuid, et ei taheta teha nagu otsuseid, et täpselt, et need jutud, mis siin ongi linnapäeva käravalt, et Reformierakonna lõhk, et
need ongi nagu sellised, üks tõmbab ühele poole, teine tõmbab teisele poole, tahetakse koolimaa investeeringuid, tahetakse kultuurimaa investeeringuid, tahetakse spordihoone investeeringuid, et aga mingisuguseid konkreetseid ettepanekuid, mida nagu siis eelarvestrateegiast nagu välja, et seda laenukoormust vähendada, tegelikult reaalselt nagu ei tule. Et tuleme hääletada lihtsalt vastu. Et kuidagi nagu ei ole see asi nagu kooskõlas. Et saage kokku, otsustage ära, tehke mingi ettepanek ja esitage see linnavalitsusele, viime selle sisse. Ma saan seda eelarves majanduskomisjonis käsitleda, paneme sinna käe alla. Eelmine aasta täpselt 15 poolt häälega võeti vastu dokument vastu, koalitsioon, tookord opositsiooni ridades tuli ka mulle vastu vähemalt, ei meeldi see, meeldi too. Linna arengu mõttes saadi kokku, toetati seda eelarvestrateegia. Nüüd on nagu vastupidi, nagu mitte midagi ei ole. Jah, palun veel. Ei, ma tegelikult ei taha midagi uut ütelda, ma olen Aare selle viimase repliigiga nõus, et siis tulekski midagi välja jätta, sest minu mõte oligi sellest, ma ei mingit poliitikat siin praegu, et laenukoormus võib tõsta ja vajalik on, aga mitte nii laiali jagada, vaid teha arengukavas number 1 kultuurikeskus korralikult ära. Miks kultuurikeskus? Ta arengukava number 1 prioriteet on olnud kogu aeg. Selge, teeme sõnavõtud volikogu päevakorrapunktide lõpus. Ei, ma arvan, et Meelis, mul on õigus öelda sinu väidetele vastu praegu. Ma tegin eelarvekomisjonis ka konkreetsed ettepanekud ja ma loodan, et need ettepanekud on ka protokollitud. Ma jään mingit lihtsalt tühja õppuse. Jah, aga paluks need ettepanekud. Ja ma arvan, et sihuke moraali lugemine ei ole nagu väga kohane. Ei, aga palun Eiki, ma tegin need ettepanekud komisjoni istungil. Ma loodan, et need on protokollitud. Kui need protokollitud ei ole, siis vaata otsa protokolli jälle. Palun, kas Eiki Hansen, kas on liiga palju praegu palutud, et volikogu ees teeksid seda paar ettepanekut, mida strateegiast välja võtta? Ei, ma üle kordama ei hakka. Selleks oli komisjoni istung, kus asju arutati. Ühesõnaga, et mingit vastutust valija eest praegu võtta nagu ei taheta. Ikka võtan. Ja ma olen oma seisukohti pannud ka Elva postipoisis. Palun üks objekt. Selleks oli komisjoni istung. Ühesõnaga ühtegi objekti Eiki Hansen volinikuna Elva linna rahva ees ei julge öelda, mida võiks eelarvestrateegiast välja võtta. Kas on kõik kohast ei ole? Ja ma julgen öelda seda, et esimese 2 aastal mõnesaja tuhande kaupa laiali pihustatud laenud tuleks kontsentreerida, nende ees valmis teha kultuurikeskus ja järgmise prioriteedina hakata planeerima spordihalli ehitust, mis on ka reaalne lähema 5 aasta jooksul valmis teha. Aga kui eelarvestrateegia pumbatakse täis põhitegevuse tulude poolt õhku ja teistpidi kõik need tulud maandatakse ära laenu tagatisse, siis see ei ole jätkusuutlik. Ega see vastust ei tule ühesõnaga jutud hinnaga, mis käivad ringi, see Reformierakond on tõtti tõsi.